kõigepealt palju õnne, et teid valiti siis aasta finantsjuhiks. Et mis te arvate, miks just teid seekord välja valiti? Aitäh õnnesoovide eest. Et väljavaliku põhjus öeldi ka välja ja see seondub tegelikult Viru Keemia Grupi väga suurte investeeringutega, mis on möödunud aastatel tehtud. Ja sellistele suurtele investeeringutele tuleb siis leida ka finantseerimine, mis on olnud minu tööülesanne. Ja nagu ma siin enne ütlesin, et tõesti, et selle aja jooksul, mis ma olen siis Viru Keemia Grupi juhatuses, arvutasin kokku, oleme saanud laenulimiiti 507 miljonit eurot. Ja see on, ma usun, et päris selline suur summa, mida saab juhtuda või olla ainult tõesti nii suurtes kontsernides, nagu seda on Viru Keemia Grupp. Kui oluliseks peate teie hea finantsjuhi olemasolu ettevõttes? No, eks mingis mõttes finants ja nende juhtimine, et see on nagu selline organismis verevarustuse tagamine, et kõik asjad peavad olema mingil hetkel õigel moel õiges kohas. Et see, ma arvan, ei ole kindlasti mitte vähetähtis valdkond. No, finantsjuhi tööd peetakse sageli selliseks pisut igavaks, et ka raamatupidamisega seonduv. Et mis teie, kuidas te ütleksite, et kas tegelikult see finantsjuhi töö on või kui loominguline ja kui huvitav see töö on? Jällegi, et see vist sõltub ettevõttest, et sellises kontsernis nagu VKG on igavusest asi väga kaugel, et nagu siin oli ka juttu, et meie tehaste avamistest, et kui sul üks õlitehas läheb 6 aja pärast käivitamisele, teine õlitehas valmib aasta pärast, lõpeb lubjatehase ehitus, varsti mõne nädala pärast toimub kummivaigu tehase pidulik avamine, ehk sa näed niivõrd palju sündivat ümberringi oma töö tulemusena, siis mõtleks, et see on nagu väga põnev ja tõenäoliselt eks seda loomingulistust tuleb ka nagu leida ja rakendada, et saada need projektid kõik ellu viidud. Aga ma arvan, et vähemalt minu töö on sellisest kuivast ja igavusest väga kaugel. Mis te arvate, kas sellist konverentsi nagu Big Four ja sellist finantsjuhtide tunnustamist, kas seda on vaja? Nii nagu tunnustamist vajavad kõik tublid inimesed ja tegijad erinevates valdkondades, et ma arvan, et see on selline väga tore traditsioon. Ja on tõesti meeldiv, kui sinu tegemisi märgatakse ja sellisel kujul tunnustatakse, nii et ma arvan, et see on täiesti vajalik üritus. Millisel Eesti ettevõttel on teie hinnangul kõige parem finantsjuht? Ma jään lihtsalt selle vastuse võlgu, sest ma usun, et väga paljudel ettevõtetel on väga tublid ja võimekad finantsjuhid, et kui siin ka enne oli öeldud, et ka ainult kandidaatide nimekiri, siin oli 20 inimest vähemalt, keda siis audiitorbürood läbi kaalusid. Et ma arvan, et audiitorid tunnevad väga hästi ettevõtete tegevust ja need 20 inimest olid kindlasti kõik väga väärilised kandidaadid. Miks siis otsustati Ahti Puur seekord aasta finantsjuhiks valida? Eks see otsus on alati raske, kui peate valima mingi hulga inimeste hulgast ja ei ole spordivõistlus, kus saab sentimeetriga mõõta. Aga Ahti Puur, minu enda jaoks ja tegelikult seal tekkis meile ühine arusaamine konsensus siis žüriis, kus olid veel Big Four audiitorfirmade juhid. Et Viru Keemia Grupp on viimastel aastatel märkamatult investeerinud metsiku summa raha. Mitte lihtsalt investeerinud, vaid tegelikult jõudnud ka tulemuseni. Et investeeringud on tööle hakanud, võib-olla ka konkurendiga võrreldes siis Eesti Energia õlitehased siiamaani ei tööta, Viru Keemia Grupp on nad vaikselt tööle pannud. See finantsjuhtimisvaldkonna eest vastutaval isikul on see tegelikult väga suur töö.
ja nagu ma ütlesin, et Viru Keemia Grupp on edukalt hakkama saanud, et kaks asja, et finantsjuht ise on pidanud palju pingutama, palju vaeva nägema ja ta on hästi seda teinud ja lisaks on ka ettevõtte edukas, et need kaks peamist kriteeriumit selle juures ka olid. Milleks on üldse vaja sellist konverentsi nagu Big Four ja finantsjuhtide tunnustamist? Miks see oluline on? Kui vaadata nii-öelda avalikkuse silmis, siis finantsjuhid ei saa väga palju tähelepanu. Nad on just nagu toimetavad ettevõtetes tegelikult küllalt olulistel positsioonidel, on kõige oluliste otsuste juures ja näevad vaeva ja on nagu nende panus otsuste tegemisse on suur. Aga avalikkus sellest aru ei saa. Inimesed on taustal, neid ei nähta, nad toimetavad vaikselt, nad on olemuslikult tihtipeale tagasihoidlikud. Et meie soov ongi tõsta esile neid tublisid inimesi, kes seda erilist ekspertiisi nõudvat tegevust ettevõtetes teevad.